ikkagi loeme ja teame, nende puhul on tegemist siis profimatšidega. Nii, nüüd aga üks neid oodatud vastasseise. Vitali Matei ja comebacki tegev Mirko Moisar, kes siis klassikalise boksiga profiboksijana põhiliselt karjääri tegemas, aga alus tal ikkagi selgelt kickboks, thai-boks ja siin siis üle 2 aasta taas ringis selle võitluskunsti esindajana. Tema poolel võib-olla veidikene noorem iga, 26-aastane versus Vitali Matei, kes on 33. Veidi lühem, kaal on neil täiesti üks. Tuleb tunnistada, Mirko oli suhteliselt, võib öelda, et suhteliselt raskustesse oma kaalu saavutamisega siin seda korda, aga... Ei, minu teada mitte. Me vist ka isegi vahetasime taga paar sõna. Või noh, jah, okei, sellest me küll kahjuks ei rääkinud, aga vähemasti mees oli igal juhul täiesti enesekindel ja rahulik ja tundus, et kaalu... Seda ta on alati. Kaalu saamine teda murelikuks ei teinud seekord. Aga kui te lugesite sealt praegu neid matšide arvu, see, et Mirko Moisaril neid justkui vähem on, siis tegelikult on tegemist ühega neist võitlejatest, kes risti ette ei löö ja on alati ringis kui võimalik. Võib-olla siin viimastel aastatel mõni vigastus on veidi seganud, aga üldiselt põhjus on selles, miks neid matše nii vähe on, et tõepoolest tegemist on Mirko Moisari näol võitlejaga, kes on asunud pigem klassikalises boksis oma karjääri tegema. Muide, ma ei tea nüüd, kas see on mingisugune Mirko nali või mitte, aga mees ise on vähemasti ajakirjanikele öelnud, et... See on nali, usu mind, see on nali. Et võitlemas on ta ainult raha pärast. ma ise usun ka, et see on selline ajakirjanikele hambusse söödetud vilka väike nali. Läheb kulutulena. See läheb kulutulena ja sellised laused töötavad. Ärge seda nüüd uskuge teades Mirko Moisari, sest... Nalja sellele mehele meeldib pisata. Aga ringis ta nalja ei mõista. Ja esimene matš, kus ma Mirkot nägin, tuleb tunnistada, et see oli sedavõrd jõuline domineerimine vastase üle, et ma vaatasin ja ma ei osanud päris tõsiselt mitte midagi tarka koostada, sest see ei olnud inimene enam, kes seal oli. See oli põhimõtteliselt, see oli... Loom. No see oli ikka väga võimas, kuidas lihtsalt esimese raundis mindi vastasele niimoodi peale, et ei antud vastasele isegi mitte võimalust mõelda sellele, et kas ta teeb ühe vastulöögi või ei. No Mirko puhul ongi see, miks on ta võitnud väga paljude austajate poolehoidu. Ta on väga aktiivne, väga agressiivne ja pealetükkiv ja kui ta seda õigesti välja mängib, siis on tema võitlused alati väga huvitav vaadata, jälgida. No ma teeksin selle reservatsiooni siiski, et oma parematel hetkedel on Mirko selline, kellele ei ole võimalik vastu seista. Aga ma olen näinud Mirkot ka mehena, kes on väga kaalutlev ja seda küll klassikalise boksi puhul. Seal pigem rohkem, jah. Ehk siis seal ta on olnud vägagi kaitsvalt lähenemas asjale, aga... Täna me õnneks näeme ka jalalööke tema poolt. Ja need on tugevad, uskuge mind, me oleme näinud seda boksikotti peale võitlust Mirkoga. Aga jah, siis tema vastane Vitali Matei, kes tegelikult jah, nagu numbrite järgi on kõvasti rohkem võitlusi. Pange siis tähele, Mirko selja taga oli treenerina nurgas Kevin Renno. Täpselt nii. Eesti thai-boksi legend. Ja läheb käima. Läheb käima. Punased kindad, Mirko Moisar. Mustad kindad, Vitali Matei. No, olles näinud mõnda Vitali Matei matši ka, ega see mees ka tegelikult on, no ütleme nii, et ta on väga hea, ütleme, sobilik vastane, kuna ta on ka väga kiire. Ei luba magama jääda. Ei luba. Ta on väga aktiivne, väga kiire
süstib, kaitseb ennast hästi ja ma usun, et see tuleb huvitav matš. No nii, aga Mirko on kindlasti üks neid mehi, kes on väga jõuliste löökidega. Need on löögid, millele ette ei taha jääda. Isegi kui sul on plokk ees, siis see löök võib sealt plokist ilusti läbi tulla. Ei ole isegi küsimust. Igal juhul, kui sa Mirkoga võitled, siis haiget saad. No ma mäletan kunagi ühest treeningust, kui Mirko näitas lihtsalt ühte jalalööki, mida siis tuli nii-öelda selle läbi mati oma jala vastu võtta siis, või selle nii-öelda läbi kaitse, siis ka see selline tavaline demonstreeritud kerge jalalöök no nii, tundub tavainimesele ikka väga tugev. Väga ilus. Mirko on sihtimas low kicki, see on mõnes mõttes selline kõige kindlamaid tehnikaid, sest kui sa vastasel suudad selle jala alt ära lüüa, siis ei ole mitte midagi enam teha. Kui see jalg enam ei kanna, siis ei ole võimalik lööke teha, sest uskuge või mitte, löögid peamiselt ka tavaboksis, igal pool mujal tulevad läbi kogu keha, selleks peab jalg andma selle jõu ja kui see jalg ei kanna, siis on matš läbi. Aga siin Vitali Matei poolt väga kiireid vastulööke, kumbki tegelikult mingit selget ülekaalu ei oma. Kuigi ringi keskpunkti domineerib siis Mirko Moisar. Ja võib-olla distantsi koha pealt on ka väikene nii-öelda ülekaal Mirkol, aga see on juba erineva stiili küsimus. On liikuvamaid mehi, on mehi, kes armastavadki nurgast välja tulla. See tähendab seda, et meelitavad vastase liigi ja siis sealt tulevad counter-strike'idega. Aga no nii, ja Mirko igal juhul oli see seeria nüüd, seeria, millele vastust ei tulnud. See tähendab seda, et punkte Mirkole ja tuleb. Hea vastasseis on tegelikult, Vitali Matei peab loomulikult vastama kõigele, mis Mirko teeb. Mirko muidugi võib öelda, et vanuse kasvades on kasvanud ka selline kaalutlevam lähenemine. Siin on näha kohe, kuidas ta otsib neid auke tegelikult. Esimene raund läbi ja peale esimest raundi. Priit, mis sa ütled? Oleme nüüd... Väga enesekindel olek Mirko puhul. Aga jah, muidugi ütleme nii, et ega kui Vitali Matei asemel oleks olnud või ütleme, et oleks seal ringis võib-olla selline vähe aeglasem mees, siis ilmselt oleks ta juba läbi. Näed, kui ilus on tegelikult Mirko nagu kaitsetöö selles mõttes, et käed lähevad ette ja ei saa pihta väga. Ei saa Vitali Matei pihta. Jah, on ta seda üritanud ja väga kiirelt ja kõvasti üritanud ja kusjuures Vitalil väga palju selliseid möödalööke oli küll selles esimeses raundis. See on ilmselt tema jaoks, enda jaoks ka üllatav, sest selgelt on näha, et Vitali Matei on selline äkilisem või kiirem, aga see ei ole Mirko jaoks üldse probleem. Ei ole. Kaitse on kindel, enesekindlust on nii palju, juba pilgust on näha, et ta on väga keskendunud, teab, mida teeb. No nii, ja teine raund on alanud. Vaatame, mis toimub. Väga jõuline rünnak Vitali poolt. Väga ilusa kombinatsiooniga. Kätetöö taaskord. Ja Mirko oma, võin öelda, et see on kuidagi selline väga mirkolik positsioon. Tal on boksis täpselt seesama käteasend. No see on hoiab selline... neid üle keskmise kõrgel. No see on selline tai-boksile iseloomulik käteasend, sest tegelikult ütleme siis boksis ja kickboksis hoitakse käsi allpool, tai-boksis pigem ja siis ütleme enam-vähem sellises asendis, nagu Mirko neid praegu hoiab. Ja selline nõrgem löök tundus küll vist, et tabas ja teiselt poolt ka tabas siis Matei. Siuksed asjad häirivad, isegi kui sul blokk on ees, siis need asjad häirivad. No kui nad tabavad, vahet ei ole kui kõvasti, aga kuulda oli, et plaks käis ja pihta see löök läks ning tabas. No Mirko näed, hoiab tegelikult oma low-kickidega, kui mitte muud, siis hoiab distantsi. Selles mõttes, et segab nii palju Vitali Mateid, et ta ei saa oma seeriaid korralikult lõpuni teha. Siin nüüd üks seeria tuli Vitali Mateilt, mis ei leidnud ühtegi vastust Mirko poolt.
ai kui ilus, sealt alt. Mulle loomulikult meeldis ka see Vitali Matei põlv, aga Mirko kohe vastas kätega. Ja siin natukene keelatud võte siis Matei poolt oli, ehk siis klinši ja siduda ei tohi. K1 reeglite puhul, mis siis on meil siin King of Kingsi turniiril päevakorras. Aga mõlemad annavad minna täie rauaga. See, kui te seal nurgas või see, kui te seal ringis olete, siis uskuge mind, see üks löök teha on ka tohutu keskendumine. Jaa, ilusti püüdis praegu Matei löögi kinni ja heitis Mirko põrandale, aga noh, see ei olnud midagi rasket. See matš peab väsitama, nad on lihtsalt mõlemad väga jõuliselt. Oi, ilus kombinatsioon oli Mirko poolt. Hea tugev ja tabav. Tundub, et Matei ei osanud seda oodata. Ja te kuulete Kevin Rennot karjumas, et lõu järgi. Ehk siis see on see, mida oodatakse. Lõukikk. Mis nüüd toimub? Tegelikult jah, esimese sellise keelatud võtte tegi siis Vitali Matei. Haaras Mirkol käega ümber kaela. Ja tundub, et võitlejad hakkavad nagu juba selline sportliku viha tase hakkab vaikselt tõusma, see on selline, aga see on hea. Et laval on, nüüd on leili juba visatud, et ta hakkab vaikselt kulgema. Nüüd läheb tõsine kuumus peale. Ai, ja see on nüüd tõsine. See on kaklus. Mirko on sattus hoogu, aga kahjuks ei saanud ta oma ilmselt kiirelt plaanitud vägagi energilist seeriat lõpuni viia, sest enne käis kell ja teine raund lõppes. Te ju näete seda nägu, ta on tegelikult selline seeria, eriti veel tugeva vastase vastu. See võtab nii läbi, et sul piisab ainult 2 löögist ja sa oled juba nii väsinud, et mõtle, et kuidas see võimalik on. See vastab tõele, et need 3 minutit seal ringis, no ütleme niimoodi, et amatööride puhul 2 minutit, see on praktiliselt sama pikk kui, no okei, ma ei oska tegelikult. Kui öö. Pikk kui öö. Pikk nagu öö või noh, mõnel muul spordialal, et 10 kilomeetrit joosta on mõnes mõttes palju lihtsam kui 2 minutit ringis käia. Uskuge mind, neid mõlemaid ma olen teinud ja ma ütlen teile, et 2 minutit ringis on kordades raskem kogemus ja tunduvalt enam läbivõttev. Aga samas jällegi, kui need 2 keerulist ja vägagi rasket minutit seal ringis läbi saavad, siis pärast on väga hea tunne. Ja nii, oleme oma 3. raundi juures. Esialgu 3. Superfight King of Kingsil omavahel on koos Vitali Matei Moldovast ja Mirko Moisaar. Ja mõlemad mehed väga jõuliselt. Ja me ütlesime, see matš on läinud juba isiklikuks. Mehed on läinud juba isiklikuks. No nii, väikene hetk ja kohe hakatakse jälle laduma. Peale seda matši on mul selline tunne, et kumb passipilti teha ja tuleb. Mirko on praegu esimest raundi domineerinud. Teine raund rohkem-vähem võrdne. 3. raund ja Mirko on praegu tegelikult kontrollinud. Jaa, libastus põrandale Vitali Matei, aga see ei olnud jällegi kahjuks löögi tagajärjel. See oli pigem selline libastumine. Nii, igal juhul Mirko otsib seda oma võimalust ja tuleb. Oi, ilus, tugev, jõuline seeria. Väga hea. Igal juhul Matei puhul ma näen ilmselget väsimust mehes ka. Ja Mirko tegelikult tuleb tunnistada, et lähidistantsi boks on ikkagi käpas. Ja, haagid töötavad. Vitali Matei üritas siduda, aga väga ilusti tuli välja. Mirko tuli ilusti välja. Lõu läks praegu kirja. Lõu läks kirja. Kuigi see ei olnud nüüd selline, kuidas öelda, väga jõuline lõu, see oli pigem selline, et noh, kontrollin ära. Nii, Vitali sai pahandada praegu. Kohtunik oli kurinat. Ma ei märkanud küll mille eest, aga nii, see oli puhas libastumine jälle. Tundub, et põrand on seal. Ei, see põrand taas on juba märjaks läinud. Neid matše on täna õhtul olnud juba päris palju. Ja, jõuline seeria Mirko poolt. Põlv otsa. Tundub, et lõpp on Vitali Matei jaoks lähedal. Seda on juba Mirko pilgust näha, et jaa, see on vaid kehtestamine. Vitali Matei on saanud juba haiget ja tuleb, järjest tuleb. Järjest jõulisemaid hoope. Mirko on täiesti kindlalt seda matši valitsemas. Alla minuti on lõpuni jäänud, aga mul on tunne. Loeb numbreid sellepärast, et Vitali Matei ei kaitse ennast enam korralikult.
ta on juba täitsa läbi. ilmselt on silmaga midagi juhtunud, tabavaid lööke on tulnud, see ei ole nüüd selline traditsiooniline knockdown, pigem on see, et mees ei kaitse ennast enam korralikult. Ja siit on tehniline knockout, see peaks tulema tehniline. Siin on meil mees ei ole võimeline ennast kaitsma. Ja siin te näete Mirko Moisari omas mahlas parimal kujul. Täpselt see, mida me ootasime, seda me ka täna King of Kingsil Tallinnas aastal 2016 nägime ja lisa jõuliselt. Seda ei saa, siit tuleb Mirko Moisari selge võit. Kas me näeme? Mirko on raevus ja see viis ta võiduka lõpuni. Vaevalt. Lastakse jätkuda. Kas lendab äkki rätik ringi? Ei, ma arvan, et sellise taseme meestel enam rätikut ringi ei visata. Aga päästekell, ametlikult ei tulnud knockouti, aga võitja on selge. Siin ei ole kahtlust. Siin ei saa olla kahtlust. Mirko Moisar oma seaduses teie ees. 71 kilogrammi, 3x3 minutit, super fight ja seda siis King of Kings reeglite kohaselt ja selle matši no muidugi meil jääb kohtunike näeme veel mõningaid highlight'e ja loomulikult need highlight'id tulevad viimasest 3. raundist. Mitte ühtegi vastust, nii selgelt. No vähemasti ta üritas. Üritas nagu õigele võitlejale kohane, aga sealt tuli ikka selline kuulipilduja vastu. Et mis Mirkosse puutub, siis mis on kõige parem selle juures on, et need löögid on tabavad. Ja vägagi jõulised. Need ei ole rapsimine tühja, need on tabavad löögid, need on löögid, mis on mõeldud just sellesse kohta. Ja ma ütleks, et mida lõpupoole see kolmas raund hakkas saama, seda tugevamad need löögid tundusid, nii et no eks muidugi oli näha ka, et Mirko oli kindel juba, et ülekaal on saavutatud ja vastasega enam pikka pidu ei ole. Siin nägite siis karikat üle andmas Donatas Simaitist. Ja võit ongi käes. Võit on käes. Ja Mirko Moisar. Teeme väikse pausi ja mõne hetke pärast taas jätkame.